kuidas sa näed, et kuidas tänapäeva noortele mõjub see nagu vastus ei, et kui ta ei saa kõike, mis ta tahab, siis me oleme harjunud, et me teeme telefoni lahti, guugeldame, kohe saame vastuse, me teeme mingisuguse chatiga ja kohe näeme, et kas inimene on näinud seda või mitte, et me tahame ju kohe seda nagu feedbacki saada. Kas noored täna on valmis saama tagasisidet, ka negatiivset? Ja no lühike vastus on, et see on väga raske seda eitavat vastust saada 10 ja 20 korda on ju, et ma arvan, et ka keskealisel võib-olla tekib selline natuke pettumus ühel hetkel. Et see on ju täiesti inimlik. Teisest küljest jah, kui noor näeb, et tal ei olegi võimalik saada seda tööd lihtsalt ükskõik kui head see CV-d ja tegi või ükskõik kui hea motivatsioonikirja ta kirjutas, siis võib see tahe ära kaduda üldse seda pingutust teha. Ja siis tekibki küsimus on, et noh, miks ma seda tööd otsin, mida ma sellega saavutada tahan, kas ma niisama tahan, sest mul on igav või mul on seda päriselt vaja. Äkki ma kogun millegi jaoks raha või äkki mul ongi päriselt nagu elamise jaoks raha vaja, eriti kui sa oled tudeng on ju. Et siis nagu võikski see noor enda käest küsida, et mis on eesmärk ja mida rohkem eitavaid vastuseid sa saad, seda suurem tõenäosus, et järgmine on jah. No seda igat teid tegelikult peaks kasutama motivatsiooniks, aga no ongi raske on neid eisid kuulda ja vastu võtta, eks, eriti noorena. Ja julgelt ka küsida sellelt ei vastuse andnud tööandjalt, et kas ma saaksin natuke tagasisidet, et mida järgmine kord paremini teha või oli see võib-olla puhtalt ainult selle tööandjas see asi või selles töös, et see ei pruugi ju alati olla asi sinus, vaid ka selles töös, tööandjas, ma ei tea, eelistustes kas või. Aga ka strateegiat muuta, et võib-olla minu need ootused ja eeldused ongi liiga kõrged, vaadata korra nagu madalama astme positsioone, võib-olla natuke väiksema palgaga töökohti, et suure tõenäosusega sinna võib-olla see tung on nagu väiksem, saad selle esimese kogemuse kätte ja siis vaatad edasi, eks. Ja kui mõelda niimoodi, et ilmselt on sul võimalik samas ettevõttes tippu ronida alustades alt poolt palju kiiremini versus et sa lähed kohe tegevjuhi positsioonile. No, et sa ei saa sinna kõrgele positsioonile kiiremini, kui võrreldes sellega, et sa teeksid selle karjäärirädeli samm-sammu haaval läbi. Okei. Ehk siis meil on nüüd see eitav vastus olemas, tööeluks valmis, me kandideerime ja nüüd oletame, et me saame enda selle töökutse. Nüüd on vaja tööintervjuuks ju valmistuma hakata, eks. Et kas noored teavad, mida rääkida tööintervjuudel, mis sinu kogemus on? Kas nad on nagu kuidagi aru saanud sellest või see noorte tööle võtmine käib tihti, et kuidagi nagu lihtsamini, kiiremini, kui nad seal põhikoolis või gümnaasiumis on, et kas, kui nad nüüd selle gümnaasiumi lõpetavad, oletame, kas nad teavad, mis neid päriselt ees ootab? Eks me keegi ei tea, mis meil päriselt ees ootab ja sellesse eluks valmisse MTÜ natuke ka mõte on, et natuke ette valmistada. Üks tore asi, mida gümnaasiumid teevad, on see, et nad teevad sisseastumisvestlusi, mis on tegelikult natuke sarnane töövestlusega. Miks ma tahan siia saada, miks ma arvan, et ma sobin siia, mis ma ise siit saada tahan ja nii edasi. Aga jah, fakt on see, et ega eriti palju töövestlust kuskil sa ju läbi mängida ei saa. Küll nüüd on juba viimased haridustehnoloogia ettevõtted ka Eestis hakanud sellist süsteemi arendama, platvormi arendama, et sa saaksid seda natuke läbi mängida. Kuniks aga me jõuame ikkagi on ju selleni välja, et sa pead teadma, mida rääkida või sa pead olema ise endaga enne rääkinud, et teada üldse, milles ma olen hea, no me sellest rääkisime enne juba pikalt, teada ka seda, et missugune töökeskkond mulle meeldib, missugused ootused mul on tööle, tööandjale, kolleegidele, missugune kolleeg ma ise olen, kas ma olen hea meeskonnatöötaja või pigem individuaalne töötaja, ma ei tea, kas ma olen süstemaatiline inimene või pigem selline spontaanne. Kõik ikkagi taandub eneseteadlikkusele. Aga kuidas ma seda eneseteadlikkust saan, kui ma pole varem ühtegi töökeskkonda näinud? Ehk siis on jälle nagu ülikeeruline küsimus on, et mida seal töövestlusel rääkida. Siis ma ütlen alati, kõige hullem on see, et sa valetad. See on kõige hullem, mis saab teha. Kui sa ei tea, ütle, ma hetkel ei oska sellele küsimusele vastata, sest mul pole seda kogemust, aga ma olen väga-väga avatud, et seda välja uurima. Ja, see ausus on kindlasti oluline. Ja no tegelikult see ettevalmistus ka, et noor võiks ikkagi ette valmistada ja kui ta kandideeribki paljudesse kohtadesse, siis ta ikkagi nagu enne vestlust võiks vaadata sisse,
et okei, mis ettevõte see oli, mis tööpakkumine täpselt endast kujutas ja kuidagi nagu kohandada ennast või nagu ette valmistada selleks detailsemalt. Ja no imeline proovivestlus on ChatGPT. Pane talle kas või selle töökoha link või mingisugune juhi nimi on ju ja siis ta ütled, et kehastu palun temaks ja mina olen tööle kandideerija, palun küsi mult kõiki küsimusi, mis sa arvad, et ta võiks mult homme küsida.